Tere, täna on 13. september 2017. Minu nimi on Toomas Argel. Hi, today is September of the 13th, 2017. And my name is Toomas Argel. This year is Estonia. Harju County and Padise parish. Siin on siis Eesti Harju maakond, Padise vald, me oleme Pae külas. This is village of Pae. Mis siin erilist on? Üks väike jalgpalliväljak muru platsiga. Õunaaiad on siin, paar põldu ka, viljapõldud ja kartulipõld. Ja majapidamised loomulikult. Ehk siis talud ja majad. Aga mis me siin näeme? Esimene UFO mälestusmärk. Ja Padiselt oleme nagu 8 kilomeetrit, Harju listist ainult 2. Sinnapool on üldse Hatu, 4,5-5. Ja sealpool on põhi, ehk siis Harju listi umbes 2-3 kilomeetrit. Ja sinnas suunad kagusse on siis Padise, 8 kilomeetrit. Tallinnasse on pange 45 otsa, isegi 46. See on siis 8 + 46 on 54 kilomeetrit. Ja sinna läände. Siis vaatame, mis siin kirjas on. Ehk siit samast nähti, siin samast paar sammu edasi, nähti UFOt. Neljapäeva öösel märkas Lääne Kadarpiku külas koera meeletu hulgumise peale üles talu ärkas. Neljapäeva öösel ärkas Läänemaa Kadarpiku külas meeletu koera hulgumise peale üles taluperene, kes nägi kodumetsa kohal suvalist tuledega maad valgustavat lendavat objekti. Õhtuleht 14. märts 1998. Aga see on siin Padise valla Paeküla Pootsimatsi talu põllul maadust 1996 aastal 27. novembril tundmatu objekt. Juhtunu vahetuid tunnistajaid leidus 3. Nende seletuse järgi oli koonusias objekt kuusekujuline ja kiirgas eredalt silmi eritanud hõbedast valgust. Hiljem oli põllupinnal olnud näha 3-4 meetrise läbimõõtuga ring, kus õhuke lume kiht sulanud ja rohtaimed kõrbenud, ehk siis 27. november oli lumimaas. Objekt pidi olema vähemalt 7 meetrit kõrge, muidu see oleks olnud ühele pealt nägile nähtav üle taluhoone katuse. Taluhoonet meil siin umbes on 2,5 korruse kõrgused. Nii. Veidi kaugemal oli märgatud ligilähedasel puude kohal liikumus kerakujulist eredat objekti, mis tõi nähtavale punktiread sädame vihke. Analoogsed objekti nähti hiljem Läänemaal Kadarpiku külas ja Ruhnu saarel. Skeptikute inimmõistuse piiratuse tõttu meenutavad selliseid juhtumid olukorda, kus inimene püüab tulemusetult saada naabriga telefoniühendust, aga naaber kopub samal ajal tema uksele. This is in Estonia. This first memorial for UFO. On November 27, 1996, an unknown object landed here in the field of the Pootsimatsu farmstead in Pae village, Padise parish. They were the eyewitness of this event. According to their explanation, the conventional object was shaped like tree, radiated bright silvery light that was irritating for eyes. Later, the field showed a circle of 3 until 4 meters of radius, thin layer, and snow had melted and grass plants has been burned. The object had to last at least 10 meters high. Otherwise, on one the
eyewitness could have seen it over the roof of the farmhouse. Extremity at the same time, bright spherical object was seen moving above trees somewhat further away, emitting total waves of sparks. Later, a coincidental flying object was seen in Kadarbiku village and in Läänemaa County and Ruhnu Island in Saaremaa County. For specific limitation of the human mind, such events are reminiscent of situations where somebody tries to contact the neighborhoods we telephone, but at the same time the neighborhoods are knocking in the door. This is Pae village in the Harju County, about 46 kilometers at 54 kilometers at Tallinn to the west. Padis is 8 kilometers to the southeast and jälle üks traktor. Muu töö teed ei kõnd. Töö ka mõni sõidab põllu peal ka või? Ainult sõidavad maantee peale tühjalt veel, mõnusad vennad. Ja siis that Harju Risti is only 3 kilometers. The tractors, they don't work. They only ride with roads. This is very bad. No economical. And this field is for football. It's playing like that. And we see this is our Kadarbiku farmhouse in Pae village. Ja, and this dog too here. Õnneks on ta aia taga, tiputab saba. Keegi siin sildi sealt ära ei ole võtnud. Ja. Ja see on siis järelikult 96 päeval. Nüüd novembris saab siis 21 aastat. Ma eelmine aasta tahtsin kokkutuleku teha, keegi tulnud kohale. Võtsin küll neile mingi 5 kuud enne, aga ma ise teate. Unad on valmis siin juba ja koer ka. Ja tuleb tagasi üks. See lastele kiik, mis see plats ka tehtud, enne seda ei olnud. Enam oli see vana varikatus siin, mis ongi vist 20 aastat vana. 21 aastat nüüd saab. See on eriti parkimiskoht üle, ikka tuleb tee äärde panna, aga ettevaatusena käivad nagu päris tihe liiklus siin, eriti tööpäeviti nagu täna. Traktorid tulevad maagistega. Kartulid ja ma vaatan, mis siin peal on, vili ja muud asjad ka. Ma ikka hästi paneb, ikka 50-ga. Kuigi siin 40 ala on, paneb siin täie lauluga. Ma ikka 50 paneb. Kus kitsas tee ka nii, kuigi vastu tuleb, siis on, ma ei tea. Tal on muidugi üks kõik. Ta on lihtsalt nii kui mass taga. On parandatud natukene ka. And you can't sit here. Ja siis kaupus on siit on vaevalt mingi 400 meetrit või 500 meetrit. This little stories, village stories is about shop for food and cafe is about 500 meters, yards. Jätke endal puhtus, hoidke puhtust ja jätke elate eramaal. No, muidugi siin on just prügest ka pandud, nii et kui tulete siia piknikule istuma, siis pange oma asjad siia. Pole küsimus. Need lapsed saavad kiikuda, siin rõõmsalt seal saab ka kiikuda. Siin on ilusti. See on täis uus ja see on vist minu arust eelmine aasta ei olnud. See on kas nüüd see aasta ehitatud kevadel või midagi taolist.
jah, see on siis 54 kilomeetrit, arvestage, siit saab mõnes kohad on 50 kilti tunnis ka siis. Ümmaguselt tund aega tulete, natuke vähem võib-olla, 45 meetrit. Tallinnast tulete. See Tallinnas northwest, and if you go to Tallinn, you know that not always 90 kilometers per hour. This is local road to 50 kilometers per hour. That means 1 hour about exprompt you coming with car here. But with bicycle about 3 hours or more. 3 or 4 hours, yes. Jah, rattaga, tavalise mahtiku rattaga umbes 3,5 tundi. Maanterattaga natuke kiiremini. Tund, 1,5. Jah, viljapõllud siin pärast rukis on. Siis seal rapsi on ka, kasvatatakse ka heina, loomulikult heinamaad on päris kõvasti siin. Üle poole, mis on heinamaad. Ja mingi veerand on kartulimaad ja siis umbes veerand ongi vili ja niisugused raps. Õunaaed on ka siin, see on üks õunaaed siin. Mingi 400 korda 400 meetrit. Teine aed on seal teispool seda külaaeg siis selle umbes kilomeeter siit. Et siis teise pool seda kohvikauplust. Ja kui te tulete sealt Padiselt, siis keerate esimene on kohe niimoodi Nõva poole ehk siis Harju Risti poole. Sealt on mingi 3 kilomeetrit ja siis on vaja vasakule keerata. Seal on Kõmmaste silt, Kõmmaste ja Pae. Pae on 2 ja Hatusse on 5. Siis ongi siin see Pae küla, see on teine pool ainult. Et kui sa Paesse jõuate kohvik juurde, siis ikka veel 500 meetrit otsa edasi, mitte kuhugi ära keerata. Siis teate Kadarpiku talust. No ühesõnaga, et nüüd peast siin Pae teise pool piiri. Pae küla. Ma praeguseks lõpetan selle lühikese video, 12 minutit ja 42 sekundit. Ja siis jätkame kuskil mujal. Aga ma mõtlesin nagu vahelduseks siin looduse ja selle midagi huvitavamat pakkuda teile. Aitäh! I finished it video, and if you go to here by a village, you must go first to the Paldiski road, then turn to and right to the to Keila and turn to the Haapsalu road. Keila-Haapsalu road, not Äsmäe-Haapsalu, Keila-Haapsalu road. And to right to the Padise, about 26 kilometers about that Keila. And then you right through the Padise, about 5.5 kilometers to turn to right to the Harju Risti's direction to the north, and it's about 3.5 kilometers. And for Harju Risti's cross and label show for you Pae and Kõmmaste, you turn to left to the Pae 2 kilometers, and after the Shop Cafe 500 meters direction to the straight, that means west, and you find other side of the Pae village border is this place, like UFO memory place in Estonia. This is only one in Estonia. Good luck. Welcome to Estonia.